kaalust alla ja terveks, 19 lihtsat nippi. Selgitused ja nõuanded. Unusta ranged dieedid ja kurnavad trennid. Toome sinuni 19 teaduslikult tõestatud nippi, mida igaüks saab oma igapäevaelus rakendada. Videos on detailne ülevaade iga punkti kohta, selgituste ja reaalsete nõuannetega, kuidas neid rakendada. See pole ainult välimuse küsimus. See on meie tervise, energiataseme ja heaolu küsimus. Nii et püsige lainel, seadke endale selge eesmärk. Kui palju kaalu soovite kaotada ja millise ajavahemiku jooksul? Olge realistlik. Tervislik kaalulangus tähendab üldiselt 0,5 kuni 1 kilogramm kaalu kaotamist nädalas, seega kuni 4 kilogrammi kuus. Kiirema kaalulangusega on oht rikkuda oma nahk ehk saada rippuv nahk. Nõuanne. Seadke eesmärk mahtuda kindlaks ajaks näiteks ülikonda või oma lemmikkleiti. Kavandada tuleks realistlik ja tervislik plaan, mis toetab järkjärgulist kaalulangust koos üldise heaoluga. Anna endale andeks, kui libastud, ära lase sellele end heidutada. Iga päev on uus võimalus jätkata oma eesmärkide poole liikumist. Tarbige valke mõõdukalt. Valgud on olulised lihasmassi ülesehitamiseks ja ainevahetuse kiirendamiseks. Valgurikkad toidud aitavad vähendada ülessöömise ohtu. Nõuanne. Lisage oma igapäevasele menüüle normaalse rasvasusega kala, liha, kohupiim, munad, tofu ja pähklid. Rasv hoiab kõhu kauem täis ja toetab soolestikku. Naistele vajalik valgu portsjon on umbes peopesa suurune. Meestele 2 korda suurem. Insuliiniresistentsuse vähendamine. Insuliiniresistentsus suurendab keharasva ladestumist ja on seotud mitmete krooniliste haigustega. Süsivesikute tarbimise vähendamine aitab vähendada veresuhkru ja insuliini kõikumisi. Nõuanne. Eelistage komplekssüsivesikuid, näiteks lehtköögiviljad, ja piirake lihtsusivesikute, näiteks tärklis, pagaritooted, maiustused, tarbimist. Kuula oma keha. Tõeline näljatunne või emotsionaalne söömine. Tähtis on neid eristada, et vältida tarbetut kalorite tarbimist. Nõuanne. Enne söömist peatuge hetkeks ja küsige endalt, kas olete tõesti näljane. Võimalik, et teil on vaid janu. Kui tunnete stressi või igavust, proovige muid tegevusi kui söömine. Leidke endale meeldivad füüsilised tegevused. Regulaarne füüsiline aktiivsus aitab põletada kaloreid ja parandada üldist tervist. Nõuanne. Lisage oma päevakavasse kõndimine, trepist käimine või muu aktiivne tegevus, nagu näiteks koristamine. Seadke eesmärgiks vähemalt 30 minutit mõõdukat aktiivsust päevas. Teraviljade vältimine. Mõned teraviljad võivad soodustada põletikku soolestikus, mis võib mõjutada kehakaalu ja tervist. Nõuanne. Vähendage töödeldud teraviljatoodete tarbimist ja asendage need köögiviljade ja muude toitainete rikaste toiduainetega. Väldi rämpstoitu. Rämpstoit on tavaliselt kõrge kalorsusega, kuid madala toitainesisaldusega, mis võib kaasa aidata kaalutõusule. Nõuanne. Planeerige oma toidukordi ette ja hoidke tervislikke suupisteid käepärast, et vältida rämpstoidu tarbimist. Väldi kiusatusi. Kiusatustele järele andmine võib raskendada tervislike harjumuste järgimist ja kaalu langetamise eesmärkide saavutamist. Nõuanne. Hoidke ebatervislikku toitu kodus minimaalselt, et vältida olukordi, kus te võite kergesti kiusatustele järele anda. Väldi ülitöödeldud. Igavesti. Säilivaid toite. Ülitöödeldud toidud sisaldavad sageli lisatud suhkruid, soola, säilitusaineid ja transrasvu, mis on tervisele kahjulikud. Nõuanne. Lugege toiduainete silte ja eelistage värskeid või minimaalselt töödeldud toiduaineid. Külmateraapia. Külmravi võib suurendada ainevahetust ja aidata põletada rasva. Nõuanne. Proovige külma dušiteraapiat. Olge ettevaatlik ja minge järk-järgult soojad külmale üle. Adaptogeenid. Adaptogeenid on looduslikud ained, peamiselt taimed ja mõned seeneliigid, mis aitavad kehal paremini toime tulla füüsilise, keemilise või bioloogilise stressiga. Nõuanne. Kaaluge selliseid taimi nagu asfagandha, rodiola, zhenženi või B1 ja D-vitamiini lisamist oma toidukorra juurde. Need vähendavad suurepäraselt stressi. Väldi glüfosaati.
Glüfosaat on laialdaselt kasutatav herbitsiid, mida kasutatakse umbrohtude, sealhulgas põllukultuuride kasvu takistavate taimede kontrollimiseks põllumajanduses, aianduses ja maastikuhalduses. Glüfosaat võib mõjutada soolestiku tervist ja ainevahetust. Nõuanne: eelistage orgaanilisi või glüfosaadivabasid toiduaineid. Õunasiidrijäädikas. Õunasiidrijäädikas võib aidata reguleerida veresuhkru taset, parandada insuliiniresistentsust ja toetada kaalu langetamist. Nõuanne: enne sööki lisage klaasile veele 0,5–1 teelusika täis õunasiidrijäädikat. Kasutage joogikõrt, et kaitsta hambaemaili. Esimestel kordadel segage lahjem jook. Hüdratsioon. Piisav vedeliku tarbimine on oluline mitte ainult üldise tervise, vaid ka efektiivse ainevahetuse jaoks. Vesi aitab organismil põletada kaloreid, eemaldada ainevahetuse jääkprodukte ja vältida ülessöömist. Nõuanne: joo päeva jooksul regulaarset vett. Üks hea viis oma vajaduste kindlaks määramiseks on juua vett, kuni teie uriin on hele ja selge. Samuti võite tarbida vett sisaldavaid köögivilju. Positiivne mõtlemine ja stressi maandamine. Stress võib mõjutada kehakaalu ja üldist tervist, põhjustades emotsionaalset söömist ja hormonaalset tasakaalutust. Positiivne mõtlemine ja stressi maandamine võivad aidata reguleerida söögiisu ja parandada tervislikke eluviise. Nõuanne: leidke tegevusi, mis aitavad teil lõõgastuda ja stressi maandada. See võib olla meditatsioon, jooga, hingamisharjutused, hobidega tegelemine või kvaliteetaeg sõprade ja perega. Tunnustage oma saavutusi ja olge enda vastu lahke, et hoida positiivset suhtumist oma tervise ja kehakaalu eesmärkide suunas. Mikrotoitainete tasakaal. Mikrotoitained nagu vitamiinid ja mineraalid on eluliselt tähtsad keha optimaalseks toimimiseks, sealhulgas ainevahetuse ja immuunsüsteemi toetamiseks. Nõuanne: lisage oma toitumisse värvikirev valik köögivilju, et tagada erinevate mikrotoitainete saamine. Puuviljades leiduva suhkru pärast on mõistlik neid piirata. Magage piisavalt. Une tähtsust ei saa alahinnata, kui räägime kaalulangusest ja tervisest üldiselt. Kvaliteetne uni aitab reguleerida hormoone, mis kontrollivad nälga ja täiskõhutunnet, aidates seeläbi vähendada ülesöömise ohtu. Lisaks aitab hea uni taastada ja tasakaalustada stressihormooni kortisooli taset, mis mängib rolli rasva ladestumises, eriti kõhupiirkonnas. Nõuanne: looge rahulik õhturutiin, piirake ekraani aega enne magama minekut ja proovige magada 7–9 tundi öösel. Ka päevased uinakud tulevad kasuks. Paastumine veega. Paastumine tähendab teadlikku otsust hoiduda toidust või joogist, välja arvatud vesi, teatud ajavahemiku jooksul. Viimastel aastatel on populaarsust kogunud mitmesugused paastumise vormid, sealhulgas vahelduv paastumine, kus vahelduvad paastumise perioodid ja söögiajad. Vahelduva paastumise meetodid hõlmavad näiteks 16-8 meetodit, kus paastutakse 16 tundi ja söögikordadele on ette nähtud 8-tunnine aken, või 5-2 meetodit, kus 5 päeval nädalas süüakse tavapäraselt ja 2 päeval piiratakse kalorite tarbimist oluliselt. Nõuanne: alusta aeglaselt. Kui olete paastumises uus, alustage lühemate paastuperioodidega ja suurendage järk-järgult paastu kestust, et teie keha saaks kohaneda. Kuula oma keha. Paastumine ei sobi kõigile. Kui tunnete end paastudes halvasti või teil on terviseprobleeme nagu diabeet, tuleks konsulteerida arstiga. Hoia hüdratsiooni. Paastumise ajal on oluline juua piisavalt vett. Vältida tuleks kofeiiniga jooke, mis võivad põhjustada dehüdratsiooni. Vali toitaineterikas toit. Söögikordadel keskenduge toitaineterikkale toidule, mis toetab teie keha ja annab vajalikku energiat paastuperioodideks. Jälgi oma progressi. Mõned inimesed leiavad, et paastumise jälgimine aitab neil püsida motiveeritud ja teha teadlikke valikuid oma toitumises. Paastumine võib pakkuda mitmeid terviseeeliseid, sealhulgas aitab reguleerida veresuhkru taset, vähendada põletikke ja toetada kaalu langetamist. Kuiv paastumine. Kuiv paastumine on paastumise vorm, kus loobutakse teatud ajaperioodiks nii toidust kui ka vedelikest, sealhulgas veest.
See paastumise vorm võib kesta mõnest tunnist kuni mitme päevani, olenevalt isiku eesmärkidest ja tervislikust seisundist. Kuiva paastumise praktiseerimine on levinud mõnes kultuuris ja religioonis rituaalse või vaimse praktikana, kuid sellel on ka tervisega seotud eesmärgid, nagu detoks ehk organismi puhastamine, kehakaalu langetamine ja enesedistsipliini arendamine. Nõuanded. Konsulteeri spetsialistiga. Enne kuiva paastumise alustamist on oluline konsulteerida tervishoiutöötajaga, eriti kui sul on olemasolevaid terviseprobleeme või võtad regulaarselt ravimeid. Alusta ettevaatlikult. Kui oled kuiva paastumise suhtes algaja, alusta lühikeste perioodidega, näiteks 12 tundi, ja jälgi hoolikalt oma keha reaktsioone. Jälgi oma tervist. Kuiva paastumise ajal võivad tekkida dehüdratsiooni sümptomid nagu peavalu, väsimus ja kontsentratsiooniraskused. Kui tunned end halvasti, lõpeta paastumine ja tarbi vedelikke. Väldi intensiivset füüsilist koormust. Kuiva paastumise perioodil on soovitatav vältida intensiivset füüsilist aktiivsust. Planeeri taastumisperiood. Pärast kuiva paastumise lõppu on oluline taastada vedeliku tasakaal organismis järk-järgult, alustades väikestest lonksudest ja vältides suurte vedelikukoguste joomist korraga. On tõsi, et organism suudab teatud määral toota vett metaboolsete protsesside, sealhulgas rasvarakkude lagundamise käigus. See protsess, mida nimetatakse metaboolseks veeks või oksüdatiivseks fosforüülimiseks, tekib siis, kui keha kasutab energiaks salvestatud rasvu. Rasvade oksüdeerimisel vabaneb vesi koos süsinikdioksiidiga kui laguprodukt. Sel ajal võib organismi võime toota metaboolset vett pakkuda teatavat kaitset vedeliku puuduse vastu, kuid see ei asenda täielikult vajadust vee järele. Kuiva paastumise praktiseerimine nõuab ettevaatlikkust ja isiklikku teadlikkust, kuna vedeliku puudus võib mõjutada paljusid keha funktsioone. Enne selle paastumise vormi valimist on oluline hinnata selle sobivust oma tervisliku seisundi ja eesmärkidega. Nende nõuannete järgimine võib aidata teil tervislikumalt elada ja tõhusamalt rasva põletada. Oluline on leida tasakaal ja meetodid, mis sobivad teie elustiiliga ning olla kindlalt järjepidev. Vaata ka videot. C-vitamiin pluss spinat võrdub neerukivid ehk oksalaadid toidus. Jaga julgelt oma kogemusi kommentaarides või kui sul on küsimusi, siis aitame kindlasti vastust leida. Head tervist!